Tere kõik vaatajad ja kuulajad. Väga vabandan meie tehniliste tõrgete eest, mis meil siin otseülekandega tekkisid. Tihtipeale arvutitega sellised mured juhtuvad, aga just seepärast me räägimegi täna e-agronoomi mobiilirakendusest, ehk siis e-agronoomi ei saa mitte kasutada ainult arvutist, vaid saab seda teha ka omaenda nutiseadmest. Tänase selle veebiseminari mõte on siis anda ülevaade sellest, kuidas see programm siis mobiiltelefonis või täpsemalt nutitelefonis töötab ja käin läbi olulisemad tükid, mida siis rakendus endast sisaldab. Selleks, et rakendus üldse enda telefoni saada, tuleb siis laadida vastavalt sellele, mis telefoni sa kasutad, alla rakendus kas Google Play poest või App Store'ist. Olenevalt siis sellest, kas kasutada Androidi või iPhone'i. Nüüd, kui on programm alla laetud, siis esimese vaatena avab e-agronoomi äpp siis lahti sisselogimisakna. Nagu siin juba küsib, soovib e-agronoom siis teada saada sinu meiliaadressi, mida sa kasutad ka arvutis e-agronoomi sisse logimiseks. Ja samamoodi on parool sama, mida oled kasutanud juba enne arvutis. Kui need on ilusti sisse pandud, saab sisse logida ja peakski avanema ilusti vaade meie mobiilirakenduse sisule. Mobiilirakendus on siis töötatud välja peamiselt selle jaoks, et saaks kasutada e-agronoomi üldisi lahendusi just arvutist eemal olemise jaoks. Mida me näeme siin kõigepealt on siis hetkel tööde ülevaadet. See nüüd oleneb väga sellest, mida enne, kui sa uuesti sisse logisid, tegid, missugune leht avaneb. Aga jämedalt jaguneb leht siis programm siin mobiilirakenduses 3. Need kuvatakse siin all. Minul te näete 4, kuna siin on juures ka sihuke asi nagu töötunnid, mis on hetkel arenduses ja teil, kui minna mobiilirakendusest e-agronoomi, siis sellele ligi ei pääse. Küll aga pääseb sellele ligi juba lähitulevikus, kui see arendus saab valmis ja siis peaks saama ilusti mobiilirakenduse kaudu logida ka töötajate tööaegasid. Hetkel aga on põhiliselt 3 nuppu: koristamine, põllud ja tööd. Esimese asjana vaatame üle, mida tähendab tööd nupud. Iseenesest on vaade üsnagi tuttav sellele, mida me näeme arvutis e-agronoomi kasutades. Meil on olemas nimistu töödest, mis on tegemata. Me saame valida pooleli olevat tööd ja tehtud tööd. Mis nende vahe on? Tegemata tööd on need, mida sa oled planeerinud. Ehk siis siia on kuvatud kõik planeeritud tööd, mis oled sa sisestanud kas mobiiltelefonist või arvutist. Need sünkroniseerivad omavahel ennast ilusti ja on siit ilusti kättesaadavad. Vajutame näiteks koristamise töö peale. Kui nüüd valida töö sealt, avaneb taoline vaade. Ütletab meile ära, missuguse põlluga on tegemist, kes on tööle määratud ja kui suur pindala on siis tööle antud. Siin on ka märgitud, mis kuupäevaks on töö märgitud. Kui neid andmeid ei ole lisatud tööle, mis on hetkel veel tegemata, siis ta lihtsalt neid ei näita. Kui ma vajutan töö peale, näitab ta töö detaile. Nagu näha, siis staatus on tegemata, ehk siis töö ei ole veel rakendatud. Selleks, et infot muuta, saab vajutada siis erinevate infolahtrite peale. Näiteks saan ma valida siit uue kuupäeva. Kui see kuupäev sobib, vajutan salvesta. Samamoodi saan muuta ka pindala ja töötajat ja panna siia ka märkmeid juurde, mis rakenduvad põlluraamatus. Kui see töö nüüd on vaja märkida tehtuks, hetkel, nagu te mäletate, saime selle tegemata tööde alt, siis tuleb vajutada staatuse peale ja siit valida töö tehtuks ja salvesta. Nii on see töö märgitud tehtuks ja kui me lähme tagasi, siis seda enam siin ei ole. Ehk siis on ta märgitud meil tehtud tööde alla ja sellega ongi ilusti kenasti. Nüüd, see kehtib siis kõikidele tegemata töödele.
Kui me võtame siit näiteks veel lahti mõne taimekaitsetöö, siis me saame ka tegelikult muuta siin tööl kasutatavat materjali. Hetkel on näha, et materjal ei ole valitud, aga kui vajutada lisamaterjal nupu peale, saame me valida siis nagu ka arvutis nimistust sobiva materjali. Hetkel see laadimiskiirus on sõltuv minu enda interneti kiirusest, ehk siis võib see olla kõvasti kiirem, olenevalt sellest, kus kohas asuda. Valime siit täiesti vabalt valitud aine, saab määrata ära normi. Numbrid, mis ma hetkel sisestan, on täiesti suvalised, lihtsalt et näidata, et siia saab infot panna. Vajutan salvesta ja nüüd on lisatud materjal. Ma saan selle materjaliga siit ära kustutada, vajutades prügikasti nupule või lisada juurde. Kui kõik on sobiv, vajutan linnukesele ja materjal on lisatud tööde juurde. Siin küsib ta siis veel kuupäeva tööle, töötaja nime, et seda tööd määrata tehtuks. Valime ka siia töötaja. Ja nüüd on töö tehtud antud materjaliga, mis ma siia valisin. Lähme tagasi siia vaate juurde. Need olid siis tegemata tööd. Ehk siis me saame muuta infot tegemata töö juures, lisada kuupäevasid, anda siis tööle märku, kes seda tööd teeb ja vajadusel ka muuta materjale või need lihtsalt lisada juurde. Pooleli olevad tööd. Kui siia peale vajutada, siis minul näitab hetkel, et mul on taimekaitsetöö pooleli. Jällegi vajutan töö peale ja siis ta annab mulle põllu nime, mille peal siis on pooleli. Mida see täpsemalt tähendab? See tähendab, et üks töödest, mis ma olen põllule määranud, on tegemata ja teine töö on tehtud. Täpsemalt siis on töö mõttes ehk siis taimekaitsetöö. Ühel põllul on mul tehtud, teisel tegemata. Siin koha peal ta näitab siis neid pooleli olevate tööde all. Süsteem töötab täpselt samamoodi. Saab lisada materjale ja muuta infot. Tehtud tööd on otse loomulikult need, mis on siis märgitud kas arvutis või siinsamas mobiilirakenduses tehtuks. Siin saab näha, et kuvab kõige esimesena, siis kõige viimasena tehtud töid. Näitab ära ta, mis päeval on see tehtud, annab siia kuupäeva töö tegemisele ja siit järjest alla kerides näeb siis ka minevikus tehtuks märgitud töid. Kui on tööd vaja juurde lisada, hetkel me nägime, et siin olid meil siis tööd, mis meil olid juba näiteks arvutist lisatud, siis on siin roheline nupp nimega lisatöö. Siia peale vajutades saame me valida siis kõigepealt, missuguse ettevõtte alt me soovime lisada, kui on ettevõtteid mitu. Saame valida, kas vaadata siis valikut kultuuride, sortide või põllusildi kaupa. Ja see on siis nimekirja vaade, kus meil on hetkel kultuurid välja toodud väga sarnaselt ka arvutiprogrammile. Noole peale vajutades näeme ka, missugused põllud on selle konkreetse kultuuri all. Võimalus on valida ka kaardi pealt. Ehk siis samamoodi täpselt nagu käib see ka arvutiprogrammis. Valime põllu ja saab valida töö. Annab meile nimistu töödest. Üks erinevus, mida siin hetkel ei ole, mida saab arvutiprogrammis teha, on taimekaitseplaani lisamine. Ehk siis taimekaitsetööd, kui sellist saab lisada, aga taimekaitseplaani lisamise lahtrit siin hetkel ei ole. Lisame siia hetkel lihtsalt koristamise töö. Me saame anda talle staatuse, kas ta oli enne tehtud või mitte. Valida töötajad, kuupäeva, üldpindala ja märkmed. Täpselt samamoodi nagu arvutiprogrammis. See on siis töö lisamine. Järgmise asjana liigume edasi siit põldude lehele. Kui vajutada siia põllud, siis avaneb kaart. Kaart kuvab väga sarnaselt arvutiprogrammile siis vaate meie põldudest ilusti kaardi peal ning ühe lisana, mida ta teeb, mida arvutiprogramm ei suuda teha, on see, et näitab ta ära koheselt, kus kohas sina ise asud selle kaardi peal. Ehk siis, kui telefonile on antud luba
või siis täpsemalt selle mobiilirakendusele on antud luba kasutada GPS-i, siis suudab ta sulle näidata, kus kohas sa täpsemalt asud. Selle põhjus, miks seda näha, on see, et mobiilirakendus suudab sind tegelikult ka juhendada põllu juurde. Kui me valime siit vaatest mõne põllu, siis annab ta kohe vaadata esiteks tööd, mis on põllule kas tehtud või planeeritud. Saame näha põllu detaile, mis on sama info jällegi, mida me näeme arvuti vaatest. Ja saame näha ka mulla infot. Nüüd siin on selline noolekesega nupukene, mis annab meile võimaluse ennast navigeerida sinna põllule. Ehk siis me saame panna mobiiltelefoni kaardirakenduse juhatama meid põllule. See on selleks juhuks, kui näiteks on täiesti uus töötaja, kes ei tea, kus põld täpsemalt veel asub, siis mobiilirakendus saab teda ilusti GPS-ina juhatada kohale. Ja nagu siit on näha, siis tegelikult on võimalus ka Boltiga ennast lasta viia õige koha peale. See muidugi on pigem selline naljakoht, ehk siis telefon tunneb ära, kui Bolti rakenduse, ehk siis tegemist on taksoteenuse jagamisega, kui siis kaardirakendusega. Ehk siis mõnikord võib ta pakkuda ka mitut rakendust. Lähme tagasi kaardivaatesse. Ehk siis seesama vaade saab rakenduda kõikidele põldudele. Me näeme ilusti tööd, detailid ja muld. Plussmärk. Saame valida, kas me soovime põllule lisada laadungit või lisada tööd. Töö lisamisest me juba rääkisime. Küll aga räägime laadungi lisamisest. Ehk siis, mis on e-agronoomi mobiilirakenduse juures väga hea ja kasulik, on see, et sa saad lisada siis koormaid kohe koorma kõrval seistes. Sul on telefon taskus, võtad ta välja ja hakkad infot sisestama. Siia saab panna siis kirja, kui raske oli koorem, anda talle nagu tavapäraselt juba teada siis info niiskusnormi ja prügisuse kohta ja saab valida siis saabumisaja. Saabumisaega on hästi lihtne valida, saab sõrmega scrollida siit või tähendab kerida vastav kuupäev ja ka kellaaeg, kuna see tuli. Ehk siis saab minuti täpsusega panna kirja, kuna koorem on võetud vastu. Kui kellaaeg on sobiv, tuleb vajutada määra. Vajutan salvesta ja koorem ongi lisatud. Nüüd, kus kohast näeb neid koormaid? Selleks on meil siis kolmas nupp ehk koristamine. Koristamise lehel näeme me siis neid kultuure, millel on koristamistöö juurde antud. Ehk siis taaskord loogika on sama, et kui programm ei tea, et koristamistööd on antud, ei saada ka koristamise kohta infot üldse välja anda. Me saame siit valida siis kultuuri. Kui siia ei ole koormaid lisatud, annab ta teada, et koormaid ei leitud. Selleks saab koorma lisada. Tuleb valida põld, kas nimekirjast või kaardivaatest ja vajutada jätka. Ning me oleme samas vaates, kus me saame anda info siis koorma kohta. Sisestame info siia ära. Valime õige päeva ja õige kellaaja ja salvesta. Nüüd me näeme, et ilusti kõik töö on tehtud. Otse loomulikult numbrid läksid hetkel täiesti müstiliseks, kuna ma panin lihtsalt suvalised arvud sisse, aga see hetkel ei ole oluline, ehk siis oluline on mõista, kuidas see täpsemalt töötab. Ja koristamise lehel siis tasubki meeles pidada, et kui siit on nüüd kadunud mõni kultuur, siis tuleks vaadata üle, kas sellele kultuurile on määratud ka koristamise töö, selleks, et saaks koristada. Järgmise asjana, mis ma näitan, on see hammasrattanupp siin. Tegemist on sätete või siis seadete nupuga ja siit alt saab valida, missuguses koristushooajas me oleme. Ehk siis, kui on vaja tegevusi teha ka mineviku koristushooajas või tulevikus, saab seda siit valida. Samuti saab valida, missuguse ettevõtte all sa soovid oma tegevusi mobiilirakenduses teha. Teie vaates jääb see admin lahter siit ära, küll aga on see küsiabi. See on väga hea ja kasulik lahter minu silmis, sest vajutades helista meile nupule näiteks, saab kohe mobiili siis telefoni
rakendusse sisse minna, annab ta sulle telefoninumbri ette, mis ongi meie klienditoe number ja saad helistada ja Eliise võtabki kõne sealt kohalt pealt juba vastu. Teine võimalus on vajutada kirjuta meile. Ehk siis väga sarnaselt taaskord arvutiprogrammile saad sa alustada siit vestluse ja võtta ühendust meie klienditoega. Ning lisaks on siin võimalus saata ka siis pilte meie aia agronoomilise nõustamise jaoks. Kõige all on siin veel 3 viimast lahtrit. On mullaandurid, ehk siis kui oled e-agronoomist endale juurde võtnud sellise lisa nagu mullaandur, mis annab siis pidevat infot sinu põllu näitajate kohta, nii et sa ei pea ise põllu juurde isegi minema, siis selle info saad sa siit kätte. Kuvab ta sulle andurite nimed ilusti ja saad vaadata siit samast mobiilirakendusest, kuidas on seis. Ehk siis väga hea mugav viis hommikul kohvi kõrval võtta telefon välja, vaadata, mis seis on põllu peal. Lisaks saab siin tutvuda muidugi privaatsustingimustega, mis on igale mobiilirakendusele üsna tavapärane, et see võimalus on olemas ja on võimalus ka välja logida. E-agronoomi mobiilirakendus töötab sedasi, et kui sa rakenduse paned kinni ja ennast välja ei logi, siis sa jääd sisse logituks. See tähendab, et sa võid rakenduse kinni panna, tegeleda muude asjadega ja kui sul on vaja kiirelt ligi pääseda e-agronoomile, siis saad sa selle lihtsalt nagu iga muu mobiilirakenduse avada ja oledki sisse logitud. Kui aga peaks olema sul vajadust logida sisse mõne teise kasutajaga, näiteks on vaja anda töötajale enda telefoni kasutada, siis saab siit samast ennast välja logida. Lähme siit koha pealt tagasi ja lähme töödelehe peale korra. Nüüd töödelehe juures tahtsin ma veel lisaks mainida siin 3 nuppu. Me käisime hammasratta läbi, see on see sama seadete vaade, kus me just hetk tagasi olime. Meil on siin ka luup, mis annab siis võimaluse tööde hulgast sorteerida välja. Kas me soovime näha kõiki kultuure või mõnda konkreetset kultuuri või soovime näha töötüübi kaupa. Näiteks, kui ma võtan siit väetamine ja vajutan otsi, siis kuvab ta mulle siia ainult väetamise tööd ja see rakendub nii pooleli kui tehtud tööde hulgas. Ehk siis tasub jälgida, et kui siia on millegipärast liiga vähe töid, siis võib-olla on siin selle luubi all mõni selline filter rakendatud, mis piirab kõikide tööde vaadet. Selleks, et kõiki näha, siis muidugi kõik töötüübid tuleb valida, vajutada taaskord otsi ja kuvabki kõik tööd, mis on e-agronoomi hetkel sisestatud. Siin see keskmine nupp annab märku sellest, mis on täpsemalt e-agronoomi programmis tehtud. Ehk siis see on selline tööde ajajoon või ajalogi. Siit saab näha, mis töö või mis tegevus on tehtud, missuguse siis tööga see oli seotud, mis põllul ja mis kellaajal ja mis kuupäeval. Ehk siis saab jälgida, kes on missugust infot kuhugi sisestanud. Ja tegelikkuses olemegi käinud üle need võimalused, mida siis e-agronoomi mobiilirakendus saab teha. Kindlasti soovitan kõigil, kes seda kasutavad ja kes veel ei kasuta, proovida seda sama rakendust, käia siin ringi, uudistada, mida nupud teevad, muidugi kaine mõistusega, et infot kaduma ei läheks. Ja kui peaks tekkima küsimusi, kuidas miski töötab, siis nagu juba enne mainitud, seade nupu alt on võimalik meile helistada või meile kirjutada ja anda oma murest teada ning meie oleme valmis aitama mis iganes küsimustega, mis tekib meie programmi kasutamisel. Ühe lisa sellise infona selle rakenduse kohta ütlen veel seda, et meie mobiilirakendust tegelikult saab kasutada ka ilma internetiühenduseta. Siinjuures on paar sellist agapunkti. See tähendab, et interneti juurdepääsuta saab selles rakenduses lisada infot, aga sedasi, et see jõuaks teisteni, on vaja siis mingi hetk jõuda kohta, kus on mobiili internet võimalik kasutada. Ehk siis kas Wi-Fi levialasse või kohta, kus on levi, et saaks mobiilset internetti kasutada. Mida ma selle all silmas pean, on see, et kui sa oled näiteks põllul ja soovid lisada koormaid, aga internetiühendust ei ole, siis sa saad selle ära teha siinsamas programmis, küll aga ei uuendada seda kohe
kõikjal ettevõtte juures ära, kuna lihtsalt internetiühendus puudub. Küll aga peab rakendus selle kõik sisestatu meeles ja teeb selle uuenduse ära siis, kui ükskord on internetiühendus taastunud. Siinkohal aga ongi see minu poolt kõik. Kui on küsimusi, siis julgelt kirjutage, helistage ja head mobiilirakenduse kasutamist kõigile.